Tere, siis nüüd üle tüki aja ka minu poolt. Olen Auli ja täna teen teile siis ladumise, mis on tänasele päevale väga päevakohane, 11.1.1. Ja see on siis 11. jaanuar ja 2026, mida te kindlasti kõik juba teate, eks ole, teeb kokku number 1 ja siis tekkis siis selline ilus number 11.1.1. siis 1111, kuidas te võtta tahate. Ja sellele vaatamata, et ma teen selle video täna ja panen täna siia üles, siis on see kahtlemata ka ajatu, sellepärast et ega siis need sõnumid, mida see portaal praegu, nagu me läbi kaartide vaatama hakkame, siis ei kustu ega muutu siis kõmm, nagu 24 tundi saab täis, 11.1 lõppeb, hakkab 12.2, siis loomulikult, et ei ole. Ja aega kui sellist ju tegelikult kaartides ja üldse ei eksisteeri. Ei universumis ega ka siis kuskil mujal. Aga kuidas keegi seda usub? Ja tegu on kollektiivse ladumisega ja mis ei pruugi kõikidega resoneeruda ja ärge pange mitte midagi endaga klappima, jõuga, vägisi, mida iganes. Kui ei meeldi, kui tunnete, et see ei resoneeru teiega, ei kõneta teid, minge edasi. Kaardipanijaid on siin sadu ja sadu, terve YouTube on neid täis. Ja siis selles niimoodi ongi. Ja kui te soovite siis isiklikku kaardiladumist, siis kirjutage mulle auli.maagiline@gmail.com ja minu meiliaadress on ka siin all. Ja vaadake ka siis, mida ma pakun ka enda Facebooki samanimelisel lehel. Ja see informatsioon üldse kõik, mis puudutab minu lehekülgi ja kõik need on siis siin selle video all. Ja Auli reklaamiminutid vist on sellega nüüd lõppenud. Nii, ja muidugi ka tellige mu kanalit, eks ole, see ei maksa teile midagi, kes ei ole veel tellinud. Nii, ja hakkame vaatama siis. Ja kuna siis kõik portaalid ja üldse see number 1 aasta 2026, eks ole, mis hakkab nagu ühest pihta. Eelmise aasta lõpp oli tohutu puhastamine, kõik ühesõnaga, kõik vana, mis meid ei teeni, langes ära põhimõtteliselt niimoodi, et me ei pidanud ise selleks mitte midagi tegema, sest keda puhastati, siis seda puhastati ja kui me veel ise ja kui teie tegite endaga ka tööd, siis see tulemus on palju efektiivsem ja palju parem. Ja hakkavad pihta kõik uued algused. Absoluutselt kõigest tahate teha uusi algusi enda isiklikus elus, siis tehke töös. Kui te soovite vahetada töökohti, tehke seda. Väga paljud ka seda teevad, on seda ka juba teinud, vaatamata sellele, et meil on alles 11. kuupäev ja terve pikk, väga äge aasta on ees, muutuste aasta, nii Eestile kui ka üldse globaalselt ja hästi palju selliseid väga suuri muutusi, mitte ainult inimestele endale ei toimu, vaid ka meie ühiskonnas. Ja täpselt sama hästi paljud asjad lõpevad, eks ole, nagu ma ennem juba ütlesin, ja lihtsalt sellepärast, et see lihtsalt nii ongi. Ja vaatame siis natuke neid sõnumeid ja neid energiaid, mida siis see portaal, mis siis avanes 11.1.1 või 1111, kuidas te seda tahate öelda, et mida läbi minu ja läbi tarokaartide, milliseid sõnumeid soovitakse kollektiivile edasi anda. Ja milliseid energiaid. Ja ma ütlen siin energiate kohta ka veel nii palju enne, kui ma hakkan seda ludumist tegema, siis meie energiad, meie ise oleme niivõrd muutuvad, et see, mida võib-olla ma rääkisin siin täna, ei ühildu meiega homme absoluutselt mitte. See ei pruugi nii olla. Me muutume ajas ja muutuvad ka meie energiad, muutub meie ümbrus,
kõik väga-väga suure kiirusega ja väga kohutavas kiiruses. Nii, ja hakkame siis vaatama, mida siis ühesõnaga toob või mida portaali 1111 sõnumid teile, mu kallid kuulajad, vaatajad, tahavad siis öelda. Ma ütleksin selle peale appi, hoidke eest, selline armastus tuleb, aga tuli ka natukene sellist, mitte negatiivset ühesõnaga, aga siis vaatame praegu nüüd kohe ühesõnaga niimoodi. Tuli siia meil siis sellised kaardid nagu karikate kuninganna, karikate äss, karikate 2 ja siia lõppu natukene, ma ütleksin võib-olla niimoodi, et segajaks, sellised kiilu vahele lööjaks tuli siis sellele suurele armastuse energiale tuli siis kuu. Ja väga suurtes armastuse energiastes ollakse, väga paljud minu vaatajatest on seda, väga paljudele tulevad uued algused armastuses, sest see on armastuse äss. Ässad tähendavad alati uusi algusi. Kõige parem kaart, mis üldse saab armastuses tulla, kuigi ma ei pannud, eks ole, konkreetselt armastuse peale, on karikate 2. Ja see on tõesti, see on tunnetest, nagu need karikad voolavad, 2 inimest hoiavad siin käest kinni ja need karikad on siin all ja need tunded ja see armastus lihtsalt voolab üle, kõik ajavad üle, kõik karikad, see karikas ajab ka siin üle ja see naine, kuninganna, armastuse kuninganna, ka väga intuitiivne kuninganna, väga ettenägelik naine on karikate kuninganna. Ma ei ütleks, et ta kehastab poisid, muidugi pöörake ringi, jälle, ma ei väsi seda kordamast, eks ole. Ja hästi paljud sõnumid, mida nüüd siis see portaal ja portaali avamine endaga nüüd kaasa on toonud, ongi tohutu armastuse energia vallandamine. Nii nagu 1 tähistab ka uusi algusi, siis ka siin on väga selgelt öeldud, et tuleb väga palju uusi algusi, just suhete, just armastuse vallas. Ja väga paljud inimesed leiavad teineteist. Ja siin see kiilu vahele lööja, kuu tähistab alati saladusi. Ja võib-olla ma ütleksin võib-olla siis niimoodi ka, et kui tulevad inimestele need uued inimesed, uued suhted, et see on natukene nagu hoiatuskaardiks siin, mitte hoiatuseks, aga kuu ta on küll suure arkaani kaart, aga mis on alati niimoodi, suur arkaan on tavaliselt alati see, ma natukene, hästi vähe lühidalt räägin ühesõnaga sellest, et need on väikse arkaani kaardid. Väikse arkaani kaardid tulevad välja tavaliselt siis, kui mis nagu on meie igapäevased toimetused või mida me muudame või mida me saame muuta. Aga suure arkaani kaardid on nagu sellised, mis on võib-olla isegi nagu saatusest määratud või ühesõnaga niimoodi, need ülesanded, mida me nagu peame täitma või peaksime täitma. Ja see kiilu vahele lööja ongi siin niimoodi, et kui te langete, nagu et ärge liialt langege nagu sinna armastuse ja nende tunnete eufooriasse, mis siin nende 3 kaardi ees oleva 3 kaardiga on, need on väga head kaardid, et ärge langege sinna sellesse eufooriasse ja et nähke ka natukene seda jäämäe alustosa, et ärge nähke seda, et nähtavaks pooleks võib-olla tehakse meile see jäämäe pealne osa.
aga mis on, te kõik teate, te olete targad inimesed ja te kõik teate ju, mis on jääpealne osa ja mida see mõiste ja mida see lause endast kätkeb, eks ole, ühesõnaga niimoodi, et ja ma ütleksin ka siia niimoodi, et natukene on õhus selle suure armastuse ja väga meeldiva energia juures ka sellist saladuslikku. Kuigi kõik algab uuesti, kõik algab otsast peale, eks ole, siis ikkagi mingid asjad on praegu veel, mis jäävad meie eest varju. Ja tundub, et see on praegu nagu nende tunnete koha pealt, sest kuna need on ikka, oi kuidas mulle meeldivad need kaardid, need on ikka nii super kaardid, et kui tuleks näiteks kellele ma teen eraladumist ainult teie energiast lähtuvalt, siis igaüks ootaks ka isegi, et siis kui suhted on väga heas korras, siis oodatakse alati neid. Ja nüüd ongi niimoodi, et ega see ei ole ju ainult vallalistele või et see on ka suhtes inimestele, ütleme see ladumine ja ka suhtes inimestel on, need tõusevad väga, väga tunduvalt kõrgematele tasemetele need suhted ja ma ütleksin niimoodi, et need suhted muutuvad, nagu kellel on suhted, et need suhted muutuvad palju kergemaks. Et me ei muretse võib-olla nii palju enam mingite jamade pärast või ühesõnaga, et meie ellu nagu ei saadeta enam selliseid asju, mille pärast me võib-olla enne mõtlesime niimoodi, et tead, peaill otsas, eks ole, ühesõnaga. Ja üldse tegelikult on ka, seda ma võtan nagu taju pealt, ühesõnaga, et selline ülemõtlemine, nagu niimoodi, et sa mõtled niimoodi üle, sa üle tähtsustad mingisugused asjad, mingid probleemid omale elus, et sellised asjad võetakse ka väga-väga palju maha ja osade inimeste elust, need nagu täielikult kaovad. See tuli praegu mulle selline lause, mis ei puuduta tegelikult neid kaarte. Vaatame edasi, mida see portaal 1111 või 1111, eks ole, ja ma tuletan siin vahepeal ka meelde, eks ole, et 2026 on kokku summana 1, nii et see puudutab nüüd nagu numeroloogiat, eks ole, aga ma ei hakka kuskile numeroloogiasse minema, nii nagu ma ei lähe enda ladumistest ka mitte kunagi kuskile astroloogiasse, ega sellepärast, et ma ei tunne neid asju, ühesõnaga, ja ma ei hakka rääkima siin seda, mida ma ei tea, ühesõnaga, ja numeroloog on teine, aga lihtsalt see on väga suur informatsioon, et 2026 ja kes matemaatikat, eks ole, kokku liidab, siis loomulikult, et see on kokku liidetuna 1 ja uued algused. Nii, ja vaatame siis edasi, mida see portaalikene meile siis öelda tahab edasi. Millised energiad, aga hästi palju ilus armastuse energia. Oi. Nii, siin on nüüd jälle üks suur arkaani kaart ja päike. Parimaid kaarte üldse, mis saab välja tulla. Väga head energiat tegelikult hakkavad ikkagi liikuma ja seda päikest, annaks, et tuleks seda päikest ka looduslikult, mis siis talvel võib ju ka päike paista, eks ole, ühesõnaga, aga tuleb, sellepärast, et näiteks kui päike tuleb ladumises välja, siis see muudab nagu selle eelneva kõik tunduvalt positiivsemaks. Ta ei nulli ära seda, ta ei nulli, mitte ükski kaart ei nulli midagi ära, ühesõnaga sellest eelnevast. Aga siin on nüüd küll jah, ühesõnaga niimoodi, et päike, väga palju päikselusust ja nii nagu ma ütlesin, et nagu juba aasta lõpus ja üldse eelmises aastas hästi paljud asjad lõpetati ära. Lihtsalt nad lõppesid ära, inimesed ise lõpetasid ära, suundusid nii-öelda parematele kallastele ja ka nüüd need portaali sõnumid on, et kui te veel natukene midagi mõtlete või mida iganes ühesõnaga, siis teie jaoks on need raskused selja taha jäänud.
kaob ära täiesti igasugune ohvrimeelsus. Ma mõtlen täna niimoodi, et ma lähen teise töökoha peale, siis ma lähen homme tööle, istun sinna koha peale ja ütlen, et ei, tead, ma ikka ei lähe. Ei, tead, ma ikka ei lähe. Siis selline asi nüüd lõpeb ära ühesõnaga. Iseendaks jäämine ja kestab edasi, aga lõpeb ära ohvrimeelsus. Hästi paljud inimesed teevad ennast tegelikult elus ohvriks ja ka nendele asjadele, kus nad tegelikult üldse ohvrid ei ole. Aga noh, mis siis on? Ja algab, kuna üks on jälle, eks ole, no ma nii palju, kui mul siit kaartide kaudu, ma puudutan seda numeroloogiat, et siin on küll kaart number 8, eks ole, et on kaart number 8 ja müntide 8, siis nagu ma ennem juba ütlesin, nüüd algab täiesti uus ülesehitusprotsess. Täiesti uus ülesehitusprotsess algab ja väga ilusti näitab seda ka see müntide 8, väga suured muutused tulevad osadel inimestel just töökohtades. Väga paljud firmad muudavad enda sellist nagu dünaamikat või et võetakse juurde võib-olla mingisuguseid selliseid asju, mida nagu üldse elu sunnib lihtsalt tegema, millega ennem nagu ei tegeletud. Võetakse firmadele juurde. Võib-olla näiteks ma millegipärast mul tuli lihtsalt selline näide, et näiteks kui firma tegeleb nagu, ütleme näiteks transpordiga, eks ole, või millegiga, ja siis hakatakse võtma sealt kõrvalt osutama ka näiteks koristusteenust, puhastusteenuseid. Muidugi võetakse selleks ka, bussijuhid ei lähe ju sinna, eks ole, tegema mingit koristusteenuse, eks ole, vaid sihukene ümberõpe, sellist ümberõpet on hästi palju 2026. aastal. Hästi paljud inimesed õpivad ümber, hästi palju võetakse ettevõtetesse juurde selliseid niisuguseid varutegevusalase või midagi ja algab uuesti selline aeglane ülesehitusprotsess. Ühesõnaga, ja kõik need, kes alustavad oma firma tegevust, praegu on väga keerulised ajad majanduslikult ja me teame kõik, ma ei hakka sellest siin absoluutselt heietama, sellepärast et me teame kõik sellised, millistes olukordades me oleme ja kus on üldse, üldiselt ma mõtlen, kus on Eesti Vabariik ja meie majandus, eks ole, ja siis, aga hästi paljudel ja ongi just see ümberõppe ja sellised aeglase ülesehituse kasvud algavad nüüd ja praegu. Ma puudutan millegipärast väga palju seda üldist 2026 aastat, sellepärast et mul lihtsalt tuleb praegu see siin niimoodi ja ma ei saa sinna nagu midagi teha, aga ega see ei ole ju halb, eks ole. Kõike väga huvitab, et mida see 2026 toob, eks ole, ja meil on väga palju siin samamoodi neid ladumisi ja olid ju telesaated, eks ole, ja niimoodi. Nii, vaatame, mida nüüd siis need kuuloogiad. Ma ei võta kunagi kaarte ette, eks ole, ühesõnaga. Ma võtan siin teie nähes ja siis ongi niimoodi, et mida siis ütlevad, mida tahab öelda see portaal meile siis 1111 kuuloogia kaartide sõnumid. Millegipärast mul oli, ma ei ole kunagi neid kaani siia pannud või karbikaani, ma ei tea, millegipärast mul seekord tuli selline asi, ma pean 2 tükki siia panema. Ja sellepärast ma vaatan ka siit kuuloogia nüüd, ühesõnaga, millised on kuuloogia kaartide sõnumid. See oli siin nüüd tagurpidi ja tuli 2 kaarti. Okei, siis võtamegi 2 kaarti, ühesõnaga. Aeg on tegutseda. Nii, mida ma rääkisin? Kinnitavad ainult need sõnumid, ühesõnaga, mida ma rääkisin siin natuke aega tagasi. Need, kellel on firmad, kes mõtlevad, eks ole, seda, siis nüüd ei ole enam mitte mingisugust passimist, mitte kuskil. Kui sa mõtled, sul tuleb mingi mõte pähe, siis sa teed selle asja ära, sest see passimine on lõppenud nüüd. Sellepärast, et see, kes passib, siis see jääbki passima, jääbki istuma ja see läheb lihtsalt tagasi oma elus. Sellepärast, et kõik absoluutselt on meie kätes. Hakake tegutsema inimesed, kui te tahate midagi uut luua.
tahate uut suhet luua, midagi, võib-olla olete seal mingitest kahklustest, palun hakake tegutsema, tehke ära, teeme ära. Kunagi oli, eks ole, see väga suur aktsioon siin mingi koristusega algas pihta, eks ole, ma väga hästi mäletan neid, teeme ära koristusaktsioon, mis läks üle maailma laiali. Et see, Eestist on väga palju niisuguseid väga ilusaid ja kasulikke asju edasi tervesse maailmasse, Skype ja kõik need ja Boltid ja Boltid ja kõik need asjad. Bolt vist ei ole, aga Bolt on küll, eks ole, Eestist. Ja teine, aeg pigem anda kui võtta. Hästi palju, no jälle ma saan öelda enda sellist lemmiklauset, et selleks, et saada, selleks tuleb ka anda. Ja siin on niimoodi, et ma ütlen, saamine ja andmine peab olema tasakaalus. Võiks olla tasakaalus, ideaalis, aga ühesõnaga, ta ei ole vahest, eks ole. Ja niimoodi, et kui me nagu kogu aeg võtame, eks ole, siis lõpuks on niimoodi, et mitte keegi ei anna ka sulle enam, eks ole. Et see on lihtsalt niisugune elu metafoor, et me ei saa lõputult ja nüüd on niimoodi, kes on toitunud teiste energiatest, kes on, ma ei tea, mingid, teate kui palju on energiavampiire tegelikult meie ümber, need lihtsalt kuivavad ära. Ühesõnaga, mitte need inimesed loomulikult ei kuiva ära, eks ole, ühesõnaga, nad ei saa lihtsalt teiste energiat kätte ja nad peavad hakkama ise tegutsema. Ja nad peavad hakkama enda ise energiat tootma ja ise enda energiast rajanevalt minema edasi. Lihtsalt ei saada enam teiste käest seda energiat kätte. Ja see ongi seal nagu niimoodi, et anna, eks ole, aga ära võta kogu aeg, et anna. Selleks, et saada, tuleb ka anda. See on raha suhtes, raha peab ringluses olema, see on suhete suhtes, ühesõnaga, ei saa niimoodi, et üks pool ainult annab, tahab parandab midagi ja teine inimene lihtsalt seisab, ükskõik, kas on siis naine või mees, siin ei ole vahet. Siis see lihtsalt, see vanker läheb lihtsalt kraavi ja kes sealt siis välja tuleb, eks ole, siis läheb oma teed edasi. Ja täpselt samamoodi nii et see aasta 2026 nagu on ka hästi suuresti sellest lihtsalt niimoodi, et sa ei saa lihtsalt need, kes toitusid teiste energiatest ja lihtsalt see asi on lõppenud. See asi on lihtsalt lõppenud ja sa pead hakkama ise tegutsema. Nii, ma tahaksin millegipärast ühe kaardi veel võtta siit kuuluogast. Ma ei tea, mulle väga meeldivad need kaardid tegelikult. Nii. Ja väga ilusad kaardid on need. Ma oma Facebooki seal lehel päevakaarte täna, ma panen Facebooki lehel ainult päevakaarte, põhiliselt ühesõnaga natukene mingit teisi asju viskan sinna ka sisse, aga üldiselt see leht on mul üles ehitatud päevakaartidele. Ja asjad jõuavad varsti lõpuni. Nii, mis siin oli siis nüüd jälle, tuli see, mida ma rääkisin selle kaardi puhul. Ühesõnaga, et kõik see, mille pärast olete pidanud nagu muretsema ja mis on teie isiklikus elus nagu olnud selliseks hästi, ma ei taha öelda, et segavaks faktoriks, aga ühesõnaga, mille pärast olete muretsenud, siis need asjad jõuavad lõpuni. Ja nii nagu ma ütlesin siin ka ennem, eks ole, et need inimesed, kes toituvad ainult teiste energiatest, eks ole, siis seda asja lihtsalt ei saa enam olla, et ka näiteks see asi jõuab lõpuni. Ja väga paljud niimoodi, et mis on nagu, võib-olla ma mõtlen suhete poolest ka niimoodi, et inimesed, eks ole, kes võib-olla otsustasid, et ma ikkagi vaatan, et kas see suhe nagu võib-olla toimib edasi, eks ole. No ei ta toimi, et me võime ju, lootus on lollide lohutus, eks ole, andke mulle andeks sõbrad, eks ole, aga see lause lihtsalt on, ma olen nii palju ilmas elanud, et ma tean, et see lause peab väga paika ühesõnaga oma sõprade tuttavate ja ka mõningal määral iseenda pealt, et ei ole ikka küll. Kui see suhe on ikka kraavis, siis on see kraavis ja siis ongi niimoodi, et kui ise nagu midagi ei tee, siis asjad lihtsalt jõuavad oma loomuliku lõpuni. Ja lihtsalt kumb lahkub sellest suhtest ja see suhe peab lõppema. Ja see on ka töökohta niimoodi ühesõnaga. Et kui ma istun ikka siin tööl, eks ole, ja vaatan ringi, ma mäletan seda, kui ma lõpetasin enda töökoha,
ma töötasin 12 aastat Eesti väga tuntud autofirmas, olin 12 aastat seal raamatupidaja, tegelesin suurte rahadega ja ma töötasin 12 aastat ja siis ma istusin seal ja ma läksin hommikul tööle ja siis ma mõtlesin, et mis asja ma siin nüüd teen. Ja ma passisin niimoodi kuskil mingi 2-3 kuud veel ühesõnaga, et miks ma siin olen, ma küsisin tegelikult enda käest absoluutselt kogu aeg, et miks ma siin olen. Ja siis mul oma ema ütles, et jäädki küsima või, ma rääkisin oma emale ka seda, et jäädki küsima, eks ole, siis tegutse ja tule ära sealt. Sest ilmselgelt, et see on ammendanud ennast, eks ole. Ja siis tulebki, ma võtan vastu otsuse ja ma muidugi, kui ei ole uut tööd, eks ole, midagi, siis on võib-olla keerulisem, eks ole. Aga tuleb tegutseda ja kui asi on lõppenud, siis on ta lõppenud ja nii ongi. Sõnaga. Nii, vaatame siis, mida ütlevad siis meile need haldjakaardikesed, et mida tahavad nemad siis öelda meile, ma vaatan, kas need on õiget pidi, et mida siis sinna portaali sõnumit ütlevad meile siis haldjakaardid, kaotatud ja leitud. Ja siis ma pärast loen siis teile ette need sõnumid, mida siis on ja puhas kavatsus. Siin on vist niimoodi, et need asjad peavad olema ausad. Ja siin ongi niimoodi jälle see 2026, ma ütlen jälle siia vahepeale, et kõik see, mis on vale, kõik see, mis on mingid täpselt, et need ebaausad ja kui näiteks inimesed siin teevad mingisuguseid mahinatsioone või mis on juba väga suurel määral, eks ole. Et siis need asjad tulevad välja, need asjad paljastuvad, see portaal tahab tegelikult meile öelda praegu siin ikkagi väga palju ka 2026. aasta kohta, ma pean selle pealkirja vist seal kuidagi need kaks asja seostama. Ja siis, et siis kõik need asjad et nii ongi, kõik asjad jõuavad lihtsalt lõpuni, need asjad tulevad välja, need asjad paljastuvad. Muidugi need inimesed ei taha seda, aga väga palju sihukest mingit avalikku jama tuleb esile ja tuleb välja ja väga paljud inimesed sellega lahkuvad oma töökohtadelt ja üldse ja sellised, et mingid asjad lõppevad väga jõuliselt ära, sellepärast, et number 1 ju valitseb ja kõik peabki uuesti algama. Mingi vana ja näiteks need, et kui keegi on mingites väga vanades ja iganenud põhimõtetes kinni, siis lihtsalt nende põhimõtetega ei ole võimalik edasi minna lihtsalt. Nii, vaatame siis nüüd niimoodi kaotatud ja leitud. Tänu kaotatud leitud asjade haldjale leiad varsti üles selle, mis sul kunagi kadus. Mõnikord aitab ta meil leida asju, mille kaotsi minekut ei ole me endale teadvustanudki. No las see olla siis selline sõnum, et me leiame midagi ülesse. Aga me leiame ülesse midagi sellist, mis on meile vajalik ja mis on meile väärtuslik. Me ei leia loomulikult asju, mis on võib-olla, ma ei tea, on aegunud või midagi. Ja millegipärast tuli mulle siia sisse ka selline asi, et väga paljud, selline sõna tuli mulle pähe, taasleitud armastus. Taasleitud suhted. Ma ei taha uskuda nüüd, et keegi inimene pöördub tagasi oma töökohale, kus ta kunagi töötas. Vaata, teate, kirjutage mulle, kui teil on selliseid kogemusi. Kirjutage see alla kommentaaridesse, et ma ei tea, ühesõnaga. Mul tuli praegu selline taju pealt, et paljudele, ja seda tahab ka siis see portaal öelda, et uued algused. Ja te leiate, väga paljud leiavad ühesõnaga siin seda kaotatud suhte. Keegi tuleb tagasi. Nii et mina tõlgendan seda kaarti niimoodi. Puhas kavatsus. Ei, ma näitan seda kaarti teile praegu ja ma loen ära siit. Soovide täitumise haldjas aitab sul soove targalt kasutada. Avalda oma südame soov hea kavatsusega ja kõigi hüvanguks. No see ongi niimoodi, eks ole, ma olen seda ka alati rääkinud, palun pange oma soovid väga konkreetselt paberile kirja, sellepärast, et väga palju on juhtunud selliseid asju, et inimesed panevad oma soovid paika, nad saavad selle, aga siis on mingisugused sellised nüansid seal juures, et üks kirjutas mulle, et kuule, et mis asi see nüüd on, eks ole. Ja siis ma ütlesin, et kui sa tahad mulle avaldada selle asja, et loe mulle ette, mida sa kirjutasid.
ja siis oligi niimoodi, et no ma ei hakka seda soovi siin praegu ette lugema ja tegelikult ja ma ütlesin, et siis mõtle ja ta saigi täpselt nii, nagu ta sinna oli kirjutanud, aga seal see sisaldus ka mingisugused sellised asjad, mis ühesõnaga, mis tulid nagu nüanssidena kaasa, aga need ei olnud nii kohutavad asjad, et nendega ei oleks saanud leppida, aga ta saigi täpselt selle, mida ta kirjutas sinna. Nii et siin on ka nagu soovidest, et vaadake, et teie soovid oleks väga konkreetsed ja soovida tegelikult saab ikkagi ainult iseendast lähtudes. Et kui ma soovin näiteks niimoodi, et naabrinaine on ühesõnaga, et mulle ei meeldi nagu naabrinaine, eks ole, ja siis mida iganes, mis ei ole eriti head soovid võib-olla, eks ole, siis selliste soovidega, ütleme ka, et kui lõpeb see mingi tegevus, eks ole, ühesõnaga, siis sellised soovid ei ole üldse ilusad ja soovida tuleb ikkagi ja täpselt nii nagu eraladumiste küsimused tegelikult on sellised ikkagi, et kui minu suhe, kuidas on minu suhe selle teisega, mitte niimoodi, et kuidas on minu töökaaslase see, et mulle õudselt meeldib üks mees sealt töölt, eks ole, ühesõnaga, aga ma tean, et ta on abielus ja tal on lapsed, eks ole, et aga kuidas on tema suhe oma naisega. Ja siis ma mõtlesin, et püha müristus, ma küsisin siis kohe, eks ole, ühesõnaga, et kas sul on sellega mingi suhe? Selle mehega ei ole, mul ei ole selle mehega mingit suhet, aga ma lihtsalt tahan teada, kuidas sellel mehel ja naisel kodus läheb. Ja siis ta küsis veel palju intiimsemalt neid küsimusi, aga loomulikult, et sellistele küsimustele ma ei vasta ja ma ei vaatagi üldse absoluutselt kaarte selliste küsimustega ja need kaardi ladumiste, eraladumised peavad olema iseendast lähtuvad. Nii et siin on nagu ka, et see puhas kavatsus, et ärge mõelge mingisuguseid naabrinaistega, naabrimeestega ega oma kolleegide peale, eks ole, siis las nad elavad seal oma elu, eks ole, kui teil ei ole suhet. Nii, väga ilus ladumine on minu meelest, mulle väga meeldib see, kaardid väga jooksevad, mul jookseb ja vaatame lõpetuseks siis, et mida ütlevad siis need peaingli taaro kaardid. Millegipärast ma panin need 2 siia, need on ka ühed minu lemmikpakkidest. Et mida selle portaali sõnumid on siis nendelt peaingli taro kaartidelt siis teile edasi anda. Gabrieli Rüütel, aeg tegutseda, millegi tuline pooldamine, sisetunne ütleb, mida teha. Hästi palju on ka see intuitsioon. Mul ei tulnud küll ühtegi ülemperest rinnakaarti, küll tuli siia väga intuitiivse naisena karikate kuninganna, siis Rüütel. Ikka Rüütel toob väga häid sõnumeid ja kellegile tuleb ikka küll siin jah, Rüütel valgel hobusel, nii et nii see on ühesõnaga ja Gabrieli Rüütel on ka tegelikult alati selline hästi kirglik ja hästi selliste kuumade soovide täitja, nii et kuna see esimene rida tuli täis armastust, eks ole, siis tuuakse ka kindlasti kirge, aga teise koha pealt siis unistage kirglikult ja kindlasti toob osadele ka kapates väga uued võimalused, väga uued lahendused ka tööalaselt. Jälle need rüütlid, mis need rüütlikesed meil siin nüüd on? Nüüd tuli mõõkade rüütel. Aeg kiirelt tegutseda, juhindu mõistusest, mitte emotsioonidest, ootamatud muutused. Ma ei räägigi siin oligi kuskil, eks ole, juba aeg muutuda ja samas on ka sellist, kuigi rüütel on tavaliselt nagu tarokaartides on, et ta lõpeb ära nagu kuskil 45. aastaga, ealiselt ma räägin, siis ja muuseas rüütlid ei tähista ka siin alati mitte meesenergiat, eks ole, aga tavaliselt ikkagi tähendab. Ja sellist nooruslikkust ja sellist tulilisust ja tulisust algab meil ju kohe varsti ka natukene on aega, natukene üle 6 aja, siis ka tulihobuse aasta, eks ole, mida ma väga ootan, sest ka mina olen üks tulihobune ja mina alustan oma väga meeldivat suvel uut aastakümmet. Ja siis ma väga põnevusega ootan just seda tulihobuse aastat, sest viimane aasta tulihobusena, eks ole, me teame ju kõik, kui mitmekümne aasta tagant see kordub. Ja sellist tulisust tulebki, nii et ilmselt see Miikaeli Rüütel
ja sauade, see on alati kiirus, eks ole, ja Gabrieli Rüütel on siis sellist kirge ja just sellist tulisust ja sellist asja siis tahab see portaal meile öelda ja seda toob meile ka ilmselt aasta 2026, eks ole, seda uusi algusi, väga kirglikke uusi algusi, üldse kirglikkust ja sellist, võib-olla ka natukene teravust, eks ole, sellepärast, et ega teate, me ei saa, kui me oleme selline, istume selline tuim ja emotsioonitu ja noh, siis no mis elu see siis on, eks ole, et meil peabki olema seda särtsu ja natukene ka teravust, eks ole, et me ei jääks nagu sellele loorberitele nagu nii-öelda puhkama, kui meil on kõik nagu korras ja kõik olemas ühesõnaga. Nii, aga selline see tuli siis, minu meelest tuli see väga hea ladumine, minule väga meeldis, mul väga ilusti jutt jooksis. Ma võtsin siit ka 2026. aastasse üldiselt ja need on energiad, eks ole, ühesõnaga, mis valitsevad. Ja ma ütlen, kui teile see ei meeldi, ärge minge ära, no need inimesed, kellele see ei meeldinud, need ei jõudnudki üldse siia lõppu, eks ole. Tegu on ajatuga, loomulikult ma puudutasin väga selgelt ja väga palju ka 2026. aastat ja kui teile meeldis see video, siis muidugi kirjutage kommentaare, laikige ja kui te soovite siis eraladumist, mis on ainult teie energiast lähtuv, siis kirjutage mulle meilile, minu meiliaadress on siin all. Ja tellige minu lehte, see ei maksa teile midagi. Nii, ja ägedat, väga ägedat aasta jätku teile kõigile, sest see sõit, kinnitage turvavööd, see sõit alles algas. Tšauki, olge mõnusad.